Tallinn has welcomed ships for over 1,000 years. The Port of Tallinn is therefore of a very dignified age. But it's also young. In its current form, the state-owned Port of Tallinn has been operating since 1992. Reminiscent of a kneeling giant, the Baltic Sea is a semi-enclosed sea. Only the narrow Danish straits connect it with the waterways of the rest of the world. Nevertheless, both goods and passengers from all over the world move in the Baltic Sea. It is one of the busiest seas in the world in terms of heavy shipping and the population of the watersheds close to the coast. The Port of Tallinn reflects all the different economic expressions of the Baltic Sea. Annually, 20 million tonnes of cargo and more than 10 million passengers pass through the port. The main focus is on liquid, petroleum products, bulk, fertilisers, gravel, wood pellets and wood chips, grain, peat, scrap iron, containers, ro-ro and mixed cargo. For trade flows, the Port of Tallinn and the ports it owns elsewhere in Estonia are important hubs, both for east-west and north-south directions. The aim is for trade to run as smoothly as possible. In Muuga Harbour, which will be connected to the completed Rail Baltic high-speed railway, it will be possible to operatively reload goods from sea transport and road transport to rail transport of different gauges and vice versa. In the Paldiski South Harbour, transport possibilities for oversized and project goods have been developed. There is a free zone in Muuga Harbour where the goods are outside the customs territory and where a simpler procedure for customs formalities applies, making it possible to save money. Due to the depth, it is possible to receive large ships in the berths belonging to the Port of Tallinn. And they come to Tallinn more and more often also due to the fact that the Port of Tallinn is the largest tourist gateway in Estonia. There are usually more than 340 cruise ship visits to the port per year. The Old City Harbour of Tallinn is the home port of Tallink, one of the largest passenger ship companies in the Baltic Sea. But it also services vessels from Eckerö Line and Viking Line. A new dedicated cruise terminal and modernised passenger terminals add convenience to passenger traffic. As the passenger port is in the heart of Tallinn, it is considered important to increase the attractiveness of the urban space with new facilities and, looking to the sea, to merge into the picturesque panorama of Tallinn. The Port of Tallinn is smart and green and eagerly participates in European Union initiatives aimed at making Europe the first climate-neutral continent on the planet and protecting the continent's marine health. Marine heating, solar panels, ship waste sorting, automatic mooring which shortens the mooring time and thus reduces the fuel consumption and air pollution of ships. With all these steps, the Port of Tallinn has set the goal of achieving complete climate neutrality by 2050 at the latest. The Port of Tallinn is a listed company that continues to attach importance to transparent management and openness, and keeps its promise to investors to pay dividends annually. As a company, the Port of Tallinn is a modern large group. Its subsidiary, TS Laevad, organises ferry connections between the Estonian islands and mainland Estonia. TS Shipping provides the Botnica icebreaking service with a multifunctional icebreaker both in Estonia and for distant offshore projects. The Port of Tallinn Group also includes the waste management company Green Marine, a complex of environmental services for ships and ports. Future forecasts predict continued growth for the Port of Tallinn. No doubt the bustling port on the northeastern shore of the Baltic Sea will continue to thrive for the next 1,000 years.
Austatud Tallinna Sadama aktsionärid, lugupeetud külalised! Eesti majandus ja ettevõtlus on viimasel 2 aastal seotud pandeemiaga seotud kriisiga. Sellele on lisandunud sellel aastal Vene agressiooni ja sõjaga seotud kriis. Vaatamata sellele on Tallinna Sadama üldised majandusnäitajad olnud suhteliselt stabiilsed. Kuivõrd meil on lisandunud palju aktsionäre, sellel hetkel praegu üle 21 000, siis meeldetuletuseks, et Tallinna Sadam tegeleb 4 ärilises valdkonnas, selleks on reisijatevedu, kaubavedu, laevandus ja kinnisvaraarendus. Siinkohal on hea meel märkida, et 2021. aastal oli kaubamahud viimaste aastate suurimad, teatud piirangutega toimisid kõik meie reisilaevaliinid ning meie tütarettevõtted said hästi hakkama. Eelmisel aastal jätkasime ka planeeritud investeeringutega ning valmisid mitmed olulised objektid, sealhulgas kruiisiterminal, avatud linnaruumi promenaad ja sild Vanasadamas, mis lisaks reisijatele rõõmustab ka paljusid meie Tallinna linna elanikke. 2022. aastal tähistab Tallinna Sadam ettevõttena oma 30. aastapäeva. Selle perioodi jooksul on ettevõte läbinud pöördelisi sündmusi ja kasvanud Läänemere üheks olulisemaks kauba- ja reisisadamate kompleksiks, mida tippaegadel on külastanud üle 10 miljoni reisi aastas ja mida on läbinud üle 40 miljoni tonni kaupa. Lähiaastatesse jäävad ka Tallinna Sadama võimsad finantstulemused. Suurim käive oli meil üle 130 miljoni euro, see oli 2018. aastal, ja suurim kasum üle 44 miljoni euro saavutasime 2019. aastal. 1992. aastal asutatud riigiettevõttest on saanud edukas ja kasumlik börsiettevõte. Seetõttu on mul hea meel tänada usalduse eest kõiki aktsionäre, kes on vaatamata turbulentsetele finantsturgudele usaldanud Tallinna Sadamat. Ning peame kinni ka börsile minekul antud lubadustest maksta dividende ning vastavalt eelmise aasta majandustulemustele on meil võimalik seda teha ka sellel aastal ning seda üle 25 miljoni euro. Aga kõigest täpsemalt nii majandus- kui ka finantstulemustest annavad ülevaate juhatuse esimees Valdo Kalm ja juhatuse liige finantsjuht Andrus Ait. Tänasele üldkoosolekule on esitatud ettepanek, kus me peaksime käsitlema 5 päevakorrapunkti ja nendeks esimeseks on 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, teiseks on kasumi jaotamine, kolmandaks on põhikirja muutmine, neljandaks nõukogu ja juhatuse liikmete tasustamispõhimõtete kinnitamine ja nõukogu liikmete valimine. Kuivõrd majandusaasta aruande lisaks on ka nõukogu tegevuse aruanne, siis siinkohal esitan ka ülevaate nõukogu tegevusest eelmisel aastal. Kõigepealt vast sellest, et nõukogu koosseis on olnud meid muutumatu, meil on olnud 8 nõukogu liiget ning meil on toimunud eelmisel aastal 8 nõukogu koosolekut, millest on osa võtnud 100% nõukogu liikmeid. Meil on olnud ka 7 auditikomitee koosolekut, millest on samuti olnud 100% osavõtt. Eelmisel aastal moodustati ka tasustamiskomitee nõukogu juurde, kuivõrd tulenevalt riigivaraseaduse muudatustest ja nõuetest
on tarvis reguleerida ka nõukogu ja juhatuse liikmete tasustamist eraldi põhimõtete alusel ning vastavalt sellele sai see ka moodustatud ja eelmisel aastal jõudsime siis pidada ka 2 tasustamiskomitee koosolekut. Ja võib-olla ka teadmiseks, et nimetamiskomitee poolt on 8 nõukogu liikmest 5 läbinud juba nii-öelda 2 korda 3-aastase valikuperioodi ning seetõttu kuulub päris suur osa ka nõukogu liikmetest või enamus nõukogu liikmetest ka siis muutumisele ehk muutmisele. Aga tuleme siit juures tagasi siis olulisemate otsuste juurde, mida nõukogu eelmisel aastal arutanud on. Ja võib-olla kõigepealt siis me oleme uuendanud kontserni strateegiat ja seadnud ja täpsustanud ka erinevaid eesmärke. Ja siinkohal võib-olla tuleme selle juurde, et eelkõige on meie strateegia põhifookuses olnud uuendus, et saada Läänemere uuendusmeelsemaks sadamaks, sellepärast et me teame, et innovatiivsus on see, mis loob meile konkurentsieelise. Ja kindlasti oleme püüdnud tulla ja täita omanike ootusi selles osas, et me oleme efektiivsed, me oleme võimalikult tootluses täitnud neid eesmärke, et me saame nii-öelda täita ka siis dividendilubadusi. Ja nii nagu ma juba eelnevalt mainisin, me oleme kasvanud mõõdukalt kõikides ärivaldkondades. Ja hea meel on tõdeda, et meie infrastruktuur ja kõik meie põhiteenused on digitaliseeritud ja automatiseeritud. Selles suhtes eristub Tallinna Sadam kindlasti Läänemere teiste sadamate hulgas, sest et digitaliseerituse ja automatiseerituse aste on meil kindlasti võrreldamatult suurem, võrreldes siis teiste sarnaste sadamatega. Ja loomulikult on üks oluline osa ka juhtimises vastutustundliku juhtimise printsiibis, ning me oleme neid otsuseid vastu võtnud erinevates siis valdkondades, nii majanduslikus, keskkonnaalases kui ka sotsiaalses mõõtmes, et olla eeskujuks siis kestliku arengu põhimõtete rakendamisel. Ja mis on hea meel tõdeda, et Tallinna Sadamas on jätkuvalt väärtustele tuginev juhtimiskultuur ja tänu sellele me oleme saavutanud häid eesmärke just nimelt heas koostöös oma partneritega, aga heas koostöös ka kohaliku omavalitsuse ja riigiga. Ning lisaks sellele on meil eraldi tähelepanu olnud ka strateegias ju veel täiendavalt keskkonnasäästlikud ja jätkusuutlikud lahendused. Ning seetõttu on Tallinna Sadama üks eripäraks ka see, et me oleme tänasel päeval juba valmis kasutama selliseid taristu elemente, kus me saame punkerdada alternatiivseid kütuseid, ning lisaks sellele meie enda laevastik kasutab keskkonnasõbralikku kütust. Ja need ongi need põhimõtted, mille suunas me liigume, et me saaksime täita kliimaneutraalsuse nõudeid, mis siis on nii riigi kui ka Euroopa kui ka maailma ees ju teadaolevalt meie kõigi jaoks üheks põhiliseks eesmärgiks. Ja kindlasti on üks oluline valdkond ka see, et uute energia- ja energeetikalahenduse kasutuselevõtus on Tallinna Sadam püüdnud leida neid vahendeid ja neid võimalusi, et arendada meretuuleparke ja võimalusel ka hooldada tulevikus meretuuleparkidega seotud tehnoloogiat. Ning minnes siit edasi, siis ma arvan, et meie globaalsed tarneahelad on muutunud täna selliseks, kus kohas Tallinna Sadam näeb siin erinevaid võimalusi ka ise olla lähemal klientidele ning ma arvan, et ka selles osas oleme teinud olulist ja head tööd, aga ma arvan, et sellest saab juba siis juhatuse esimees või siis juhatuse liikmed edaspidiselt paremini anda ka ülevaadet. Nüüd rääkides veel nõukogu tegevusest, siis lisaks sellele, kui me rääkisime strateegia uuendamisest, on nõukogu ülesandeks olnud ka juhatuse töö korraldamine ning
kui me nüüd räägime eelmisest aastast, siis meeldetuletuseks, et eelmisel aastal me pikendasime juhatuse liikme Margus Vihmani teenistuslepingut ja teadaolevalt siis aasta enne seda me oleme pikendanud ka Valdo Kalmu ehk juhatuse esimehe teenistuslepingut ning kuivõrd eelmisel aastal lahkus juhatusest meie pikaaegne finantsjuht Marko Raid, siis etteruttavalt olgu öeldud, et selle aasta alguses on juhatuse liikmeks, finantsjuhiks Andrus Ait. Ning sinna juurde on meil eraldi teemade plokk olnud, mida me oleme siis käsitlenud oma koosolekutel. See on varakasutus ja kliendilepingute tingimuste seadmine ja muutmine. No möödunud aasta ehk ka need möödunud 2 aastat on olnud ju muutlik oma majanduskeskkonna ja majandusolukorra suhtes ning seetõttu oleme olnud ka paindlikud kõikide oma klientidega, et tulla vastu ning olla jätkusuutlik nii-öelda majandamisel kui ka ettevõtete kasumlikkusel, et me saaksime olla heaks partneriks kõikidele oma siis koostööpartneritele, kõikidele oma klientidele. Ning nõukogu liikmetest veel, siin te näete kõiki nõukogu liikmeid, kelles siis, nii nagu ma ütlesin, 5 nõukogu liiget on juba 2 korda nimetamiskomitee poolt olnud 3-aastaseks perioodiks valitud, selleks on siis Aare Tark, Ahti Kuningas, Raivo Uukkivi, Urmas Kaarlepp ja Üllar Jaaksoo. Nemad järgmises nõukogu koosseisus valituks osutuda ei saa seoses nimetamiskomitee sisese regulatsiooni tõttu. Ja kindlasti saame me olla uhked ka oma eelmise aasta tunnustuste üle. Ja Tallinna Sadamas on olnud mitmeid selliseid toredaid hetki, kus kohas meid on tunnustatud avalikult, kus me oleme ära märgitud erinevate autasude, meeldetuletuste, erinevate saavutuste poolt. Ja kõigepealt võib-olla siis kindlasti börsi selline tunnustus, Nasdaq Baltic Awards 2021, kus kohas meid tunnistati parimate investorsuhetega ettevõtteks. Lisaks sellele oleme me saanud ka hinnangu, kus meid on hinnatud siis 10 parima või väärtuslikuma ettevõtte hulgas ja lisaks sellele oleme me saanud ka vastutustundliku ettevõtluse hõbemärgised Tallinna Sadamale ja TS Laevadele. Keskkonnaministeeriumi juhtimisel on hinnatud ka keskkonnavaldkonna siis ettevõtteid ja me oleme saanud selles valdkonnas eriauhinna ehk siis aasta keskkonna auhind. Ja kindlasti üks meie maatähiseid on olnud siis ka kruiisiterminal ja promenaad ning siin on olnud meil sellist tunnustust kohe päris mitu, ehk siis Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri peapreemia, Tallinna arendusprojekt 2021, aasta betoonehitis 2021 ja aasta turismiobjekti nominent. Nii et ka see tunnustus on kõikidele meie Tallinna Sadama töötajatele olnud väga oluliseks tähiseks ka edaspidiste eesmärkide seadmisel kinnisvaraarenduses. Ja loomulikult Admirali sild, see on aastarajatis 2021, mis kaunistab meie vana sadamat. Ja lõpetuseks veel, et digitaalehituse klastritunnused on meil olnud siis ka samuti, kus kohas me oleme saavutanud nii terminali kui ka aasta organisatsiooni osas eraldi tunnustuse. Ja viimaseks, et Emor Kantari uuringu tulemusena või nii-öelda tulemusel on meid hinnatud siis mainekaks suurettevõtteks ja tööandjaks. Ja lõpetuseks, lugupeetud investorid, head külalised, tahan tänada nõukogu nimel Tallinna Sadama juhatust hea ja usaldusväärse koostöö eest. Aga ka suur tänu laiendatud juhtkonnale, kellega meil on olnud väga professionaalne ja tihe koostöö, sealhulgas sisekontrolli osakond, õigusteenistus, turunduse ja kommunikatsiooni osakond, personaliosakond, IT-osakond ja paljud teised tublid Tallinna Sadama inimesed, kes on toetanud nõukogu tegevust. Aitäh teile! Tallinna Sadam
on hästi juhitud ettevõte. Tänan tähelepanu eest. Tere päevast, lugupeetud aktsionärid. Lubage mul kokku võtta aasta 2021, aga rääkida ka kindlasti tulevikust. 21. aasta olulisemad sündmused on siin teie ees ja esimesena toome vaatamata kriisile oleme toonud koju siia suurima kaubamahu ehk kasvasime kaubamahult ja kasvatasime Läänemerel ka turuosa. Peame seda päris oluliseks tulemuseks. Taastus ka kruiisilaevade külastus aastal 2021, sest mäletatavasti 2020 ei käinud meil mitte ühtegi kruiisilaeva ja taastus ka Tallinn-Stockholmi liin. Loomulikult me tunnetasime COVID-19 mõju reisijate ärile, aga peab ütlema, et taastumine on läinud päris ilusasti käima ja me loodame kindlasti näha olulist kasvu sel aastal. Valmisid Vanasadama arendused, ma räägin neist natukene pikemalt hiljem. Jätkasime investeeringutega ja tegutsesime kliimaneutraalsuse suunal, mitte ainult slaididel, vaid ka tegudes. Oluline on ära märkida, et vaatamata kriisiaastale töötajate pühendumusindeks ja klientide rahulolu indeks tõusid. Kõigepealt reisijate äri, mis siis tehtud, aga olulisem veel, mis teoksil. Valmis sai kruiisiterminal eelmine aasta ja ta on multifunktsionaalne ehk ta töötab siis ka konverentsi ja sündmuskeskusena ja see on käivitunud väga-väga hästi. Sai valmis Admiraliteedi sild, mis ühendab 2 sadamaala. Me näeme selle tihedat kasutust ja ta on samuti võetud väga hästi ka linnakodanike poolt vastu. Valmis parkimismaja D-terminali tagalas, et teenindada nii turiste kui ka loomulikult linnaelanikke. Valmimas on D-terminali väljak. Alguse sai see projekt 2021. aastal. See aasta peaks valmima, kus me oluliselt paremini korraldame reisijate ja ka sõidukite liiklust ning tekib tõesti kvalitatiivselt uus linnaruum. Ning, ütleme ausalt, viimane tõsisem investeering Vanasadama alal ongi uus A-terminal ehk tegelikult A-terminali rekonstrueerimine ja sel aastal vastavalt meie masterplaanile ja meie plaanidele me tahame välja kuulutada just rahvusvahelise arhitektuurikonkursi. Väga oluline on see, et lõpuks on trammiliin fikseeritud ja linnavalitsuses kinnitatud ja on kinnitatud ka seda, et tööd lähevad lahti ja ta valmib 2024. See on meile oluline ja me oleme igati toetamas seda investeeringut. Siia juurde ma räägiks kohe meie tulevikuärist kinnisvarast. Ehk tegime eelmine aasta esimese katse, kuulutasime välja hanke ühele alale, hoonestusõiguse hanke ja õnnestus päris edukas
hange läbi viia. Võitjaks osutus US Real Estate ja eesmärk on siis tõesti katsetada meie tulevase kinnisvaraäri mudelit, kus me pikaajaliselt anname välja hoonestusõigusega maa ja investeeringud teeb juba arendaja ja antud juhul siis meil oli väga puudu ühest heast restoranimajast Admiraliteedibasseini lähedal ja me loodame, et ehitus saab varsti alguse ja meil on arendajaga lepingud sõlmitud. Samal ajal jätkame detailplaneeringutega koos linnavalitsusega ja loodan samuti, et jõuame veel lähiajal avalikustamiseni, eskiidise avalikustamiseni ja selle järel kinnitamiseni. Loomulikult kogu selle masterplaani üheks ideeks oli mitte ainult rõõmustada välisturiste, vaid kujundada mitmekülgne linnaruum, tuua linn sadamasse ja sadam linna ja selle nimel me teeme päris palju ehk lisaks atraktiivsusele proovime teha kerget rohepööret siin sadamaalal, kasutame taastuvenergiat, seesama kruiisiterminal on tegelikult väga energiatõhus hoone ja jahutus ja küte toimub mere kaudu. Nii et sellised taastuvenergia rakendused peaks olema juba loomulik osa uusarenduste puhul. Eelmisel aastal käivitasime tööstusparkide kampaania. Teatavasti meil on nii Paldiskis kui ka Muugal siis 76 hektarit, Paldiskis 39 hektarit vaba maad. Eriti olukorras, kus tarneahelad võivad muutuda, on mõistlik otsida uusi investoreid, uusi terminale, aga ka uusi tootjaid. Ja selle raames me käivitasime ühe tõsisema kampaania, analüüsime lähiturge ja kutsume investorid meie tööstusparkidesse. Kaubaärisuund. Eelmisest aastast tuleb ära märkida meie väga tubli kliendi ja võib tänaseks vist öelda kõige suurema laokompleksi omaniku Katonati laiendust. Ja see ei ole ainult mitte laohoone, vaid tegemist on ka kauba väärindamisega ehk ühe konkreetse liiniga, mis avati augustis eelmine aasta. Eelmine aasta juba saabusid ühe suurima konteinerterminali Haala tütarettevõtte kraanad siia Muugale ja sel aastal nad on tööle rakendumas. Need on tegelikult kraanad, mis võimaldavad teenindada kõige suuremaid ehk sisuliselt ookean tüüpi konteinerlaevu ehk laevu, kõige suuremaid laevu, mis Taani väinadest läbi pääsevad. Nii et see oluliselt annab võimaluse meil koos Haalaga kasvatada konteinermahtu. Oleme mitmel aastal rääkinud Rail Balticust ja ma arvan, keegi ei kahtle, et Rail Baltic saab ühel kenal päeval valmis. Otsused on tehtud ja projekteerimine on lõppenud ja sel aastal Muuga sadamas tööd algavad. Nimelt Muuga sadamasse tuleb siis Rail Balticu alguskaubajaam ja on vaja rajada mitu viadukti, ristumisi. See on mahukas töö, aga ma ütlen, et Tallinna Sadamale on see väga oluline, ehk ta annab meile täiesti uued võimalused teenindamaks Lõuna-Põhja koridori, ehk siis põhiliselt ühendamaks Skandinaaviat nii Kesk-Euroopaga kui ka Lõuna-Euroopa ja Vahemerega. Me näeme ka suurt võimalust taastuvenergeetikas, et üha rohkem ja rohkem me räägime energeetikast ja just tuuleparkide ehituses ja hoolduses näeb Tallinna Sadam oma rolli. Ja oleme
loonud eskiisi tasemel ja loodan, et see aasta sünnivad ka investeerimisotsused, rajamaks siis Paldiskisse uus kai koos tagalaga, kust kaudu on võimalik ehitada, aga ka hooldada tuuleparke. Ja seda just sellepärast, et kui te vaatate Läänemere idaosa, aga kogu Läänemerd, siis tegelikult on siin väga vähe tuuleparke. Ehk tegelikult siin on võimalusi kasvuks väga palju ja ma arvan, et mitmed riigid, kaasa arvatud Eesti, saab ju aru, et ilma tuuleparkideta, eriti ilma meretuuleparkidega, kus ressurss on tasuta käes, me oma kliimaeesmärke ei täida. Nii et meie tahame olla kaasas nende arengutega ja lähiaastateks siin, ma usun, võimalusi on Tallinna Sadamal piisavalt. Me näeme energeetikas ka kindlasti LNG ja vesinike võimalusi. Te kuulete praegu meedias LNG teemasi ja selles mõttes sõda on pannud ennaktempos mõtlema energianeutraalsusele, et kuidas siis Vene gaasist ennast lahti siduda ja selleks tõepoolest on Pakri poolsaarel olemas eeldused, seal on juba eelprojekteeritud ja läbimõeldud lahendusi, nii et tahame olla ka osa sellest projektist ühel või teisel kujul. Ehk arvame, et oskame sadamateenust väga hästi pakkuda selles projektis. Vesiniku puhul teeme koostööd nii Paldiskis kui ka Muugal koos oma operaatoritega ja miks mitte, ühel hetkel võiks olla vesinik ka kaup, ehk tegemist võib olla ühel hetkel vesiniku import-eksport terminaliga ühes meie sadamatest. Laevanduse äri suunal me eelmine aasta saime alla kirjutatud uue perioodi lepingu Eesti riigiga, et meie multifunktsionaalne offshore laev Botnica murraks jääd Eestimaa põhjarannikul, nii et selle aasta sügisest algab järgmine 10-aastane periood, tegemist oli hankega, me võitsime selle hanke ja meil on selle üle väga hea meel. Jätkuvalt jätkub töö Kanadas, kus tegelikult oodatakse ka meilt veel mahukasvu ja nagu sai nimetatud, siis tuuleparkide ehitusel oleks samuti Botnica-sugune laev väga abiks. Samas oleme valmis ka tuuleparkide hoolduseks, kas rentima või vajadusel ehitama väiksemaid aluseid. TS-laevad on tegelikult näidanud väga stabiilset arengut ja mahud taastusid eelmisel aastal pärast pandeemiat kiiresti. Me ju oleme ka siin rohepööret teostamas ehk parvlaeva tõllu tegime hübriidiks. Me peame ära märkima, et toimus intsident parvlaeva tõlluga, kuid me ei heitu sellest, vaid me näeme, et alternatiivsed energialahendused laevanduses on tulevik ehk hübriidlaev, kus on kasutusel siis lisaks diislile elektrienergia, on efektiivsem ehk kuluefektiivsem kuni 20% ja CO2 jalajälje mõttes on efekt väga suur. Nii et me tahame kindlasti minna oma parvlaevade elektritseerimisega edasi. Ja valmistume muidugi uue perioodi hankeks, mis algab aastal 2026. Eraldi tahaks peatuda veel kestlikul arengul, kuna see on meie strateegiasse sisse kirjutatud ja kestlikust arengust tooksin välja just nimelt keskkonnaalase tegevuse ja kasvuhoonegaaside heite piiramine. Me koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga mõõdame juba mitu aastat kasvuhoonegaaside heidet. Me teame päris täpselt, milline see heide meie sadamates on ja kui me võtame sadamat kui gruppi, siis me teame täpselt, kust süsinik heidet kõige rohkem tekib. See on meie oma omandis laevadelt. Elektritarbimine
heide on oluliselt vähenenud, sest Tallinna Sadam oma tarbeks kasutab ainult rohelist elektrit. Et siit veel kord tõestus, et me kindlasti peame oma laevanduse hübridiseerimisega edasi minema. Ja ökoloogilise jalajälje vähendamiseks me oleme siis astunud järgnevad sammud, nagu me nimetasime, kasutame ise taastuv elektrit. Meil on mitu aastat kasutusel sadamatasude soodustused, kui operaatori laev on keskkonnasõbralik, on selline esiindeks, siis on automaatsildumisseadmed töös 3 kais. Meie teada see on ainukene sadam Euroopas, kus 3 kais robotid töötavad ja kõik meie 3 operaatorit, Tallink, Eckerö-Line, Viking-Line kasutavad seda ja 5 kais siis on meil installeeritud kaldaelekter ja samuti meie operaatorid kasutavad seda ja kindlasti on see meie CO2 vähendanud ja me isegi oskame seda mõõta, kui palju. Siis tegeleme ka kruiisilaevade kaldaelektriga. See on raskem ülesanne, sest võimsustarve on väga suur ja otsime lahendusi nii-öelda klassikalisest elektrifitseerimisest, kuid vaatame ka vesiniku suunas. Võib-olla me peame hakkama energiat akumuleerima sellises mahus. Reovee vastuvõtu seadmed, et see on ka meil kõik torustiku kaudu automatiseeritud. Väga tõsiselt tegeleme ringmajandusega. Meil on omad reeglid laevade veealuse jäätmete puhastamisel tekkinud jäädete kogumise kohta ja sai nimetatud, et kasutame merekütet, jahutust ja kruiisiterminali katusel on ilmselt Tallinna kõige suurem päikesepaneeli park. Ja eesmärk on laiemas mõttes elurikkus, seda ka mitte ainult Vanasadamas, vaid ka meie kaubasadamates. Ma tahaksin ühte projekti rõhutada. Me oleme globaalses äris ja ka rohepööret saab teha ainult koos. Ja siin on hea initsiatiiv meil, kus Rotterdami, Hamburgi, Gdynia, Rønne ja Tallinna Sadam on loomas rohekoridori laevadele. See tähendab, et sul on LNG punkerdusvõimalus, sul on kaldaelekter ja kohe tekivad ka alternatiivkütused, et seda me tahame propageerida ja oma klientidele, laevaoperaatoritele pakkuda. Koostöö kogukonnaga on oluline, eriti kui me loome siin Vanasadamas linnaruumi, ehk oleme Tallinna rohepealinna projektiga kaasas. Võtame osa Rohetiigri tööst ja siis on meil ka mereprügipüüdur. Analüüsime seda prügi koosseisu ja eelmine aasta viisime läbi suitsukonide kampaania. Ja püüame, nagu öeldakse, igati olla kaasas rohelise mõtteviisiga. See tähendab seda, et otsides ärikasvu peab sadam üha rohkem ja rohkem käituma intelligentselt ja roheliselt. Ma tänan tähelepanu eest ja loomulikult, lugupeetud aktsionärid, tänan usalduse eest. Juhin teie tähelepanu, et ettekannete kestel võib esitada küsimusi ja enne ettekannete lõpus me kõik koos vastame neile. Aitäh tähelepanu eest! Tere päevast, austatud aktsionärid, investorid ja kõik veebiseminari vaatajad. Järgnevalt annan teile ülevaate Tallinna Sadama 2021 aasta finantstulemustest ja dividendi ettepanekust. Alustan oma ülevaadet reisijate segmendiga ja reisijate mahuga.
Nagu jooniselt või slaidilt näha, 2021 aasta reisijate maht kukkus võrreldes eelmise aastaga. Ja seda siis 18%, 800 000 reisija võrra ja summeerus aasta lõpuks 3,5 miljoni reisijani. See on oluliselt vähem kui nii-öelda normaalaastatel 2017-2019, kuid siiski on ka näha positiivseid trende. Nüüd võrdluses eelmise aasta ja 2020 aasta puhul tuleb silmas pidada, et piirangud reisijate ärile ja reisijate liikumisele rakendusid 2020 aasta märtsi lõpus, seega need numbrid ei ole päris võrreldavad. Ja nagu ma mainisin, on ka lisaks positiivseid trende näha. Siin juures võib välja tuua Tallinn-Stockholmi liini taasavamise 2021 aasta suvel ja samuti laevakülastuste arv suurenes võrreldes 2020 aastaga. Ja positiivse poole pealt saab rõhutada veel seda, et eelmise aasta viimases kvartalis reisijate arv suurenes ja see trend loodetavasti jätkub ka tulevikus. Vähemalt meie sadamad on selleks valmis ja oleme lootusrikkad. Kaubamahtudest. Nagu eelnevalt mainitud, siis aasta 2021 saavutasime rekordkaubamahu viimase 6 aasta jooksul. Kaubamahuks kujunes 22,4 miljonit tonni ja seda toetasid kõige enam siis veerem ja puistlast. Kasvule panustasid ka konteinerid ja segalast ja teatavat kahanemist oli märgata kauba vedellastis. Kui vaadata kaubalaevade külastust, siis see jäi 2020 aasta tasemele. Laevandus. Reisiparvlaevade puhul nägime pandeemiast taastumist. Reisijate arv suurenes 14%, sõidukite arv 12%, reisijate arvuks kujunes 2,2 miljonit, sõidukite arvuks 1,1 miljonit. Ja siin tõesti saab öelda, et pandeemia on taandumas või selle mõjud sellele sektorile ja loodetavasti see trend ka jätkub. Botnica äritegevuses nägime 2021 aastal läbi aegade suurimat kasutusmäära 73% ja kasvas ka prahipäevade arv 18 võrra, lõpuks siis 267 prahipäeva ja see kõik avaldas mõju positiivselt ka majandustulemustele. Kahetsusväärselt siiski oleme jätkuvalt pandeemia mõjude küüsis ja sellest saab kõige enam pihta reisijate äri. Kuid siiski me oleme lootusrikkad, oleme näinud paranemise märke ja sadamad on igal juhul valmis teenindama parimate aastate tasemel reisijaid ja loodame, et need mahud on taastumas. Nüüd kahetsusväärselt algas käesoleva aasta veebruaris Vene-Ukraina sõda, millega siis kaasnesid laiaulatuslikud mõjud kogu majandusele ja sellega seoses ka Tallinna Sadama äritegevusele. Kahtlemata lühikeses perspektiivis võime öelda, et need mõjud on olnud negatiivsed. Sanktsioonid Venemaale, tarneahelate ümberkujundamine, energiajulgeoleku tagamine Euroopas, sõjapõgenikud, kõik see on suuremal või vähemal määral mõjutanud ka meie äritegevust. Suurenenud on üldine ebastabiilsus ja sisendhinnad on kasvanud. Kuid siiski, igas kriisis kaasnevad ka uued võimalused, mida Tallinna Sadam kindlasti on valmis ja võimeline ära kasutama positiivses mõttes. Kiirenenud on üleminek alternatiivsete kütuste kasutuselevõtuks, Venemaa gaasist lahti ühendamiseks ja kõik see siin juba läbi käinud eelnevates ettekannetes loob uusi ärivõimalusi, milleks on siis kiirenenud tuuleparkide arendamine, LNG kasutusele võtmine ja siis taristu rajamine. Kõik need on valdkonnad, kus me käime arengutega kaasas ja otsime uusi võimalusi, et enda ärivõimalusi suurendada.
Nüüd täpsemalt majandustulemustest. Müügitulu suurenes võrreldes 2020 aastaga eelmisel aastal 2,5% ja müügitulu kasvu panustasid kõik tululiigid. Eriti aitas kasvule kaasa elektrienergia müük, ühtpidi kõrgemate hindade tõttu, teisalt, nagu eelmises ettekandes sai mainitud, rakendasime kaldaelektri pakkumist Vanasadamas ja see suurendas omakorda elektrienergia müüki. Kahjuks suurenesid sisendhinnad rohkem kui tulu ja sellest tulenevalt korrigeeritud EBITDA langes. Siiski tuleb ära mainida, et võrdluses aastaga 2020, mil rakendati lühiajalisi nii-öelda kulukärpeid, siis nende kärbete mõju 2021 ei rakendunud. Toome näiteks, miks need kärbed olid lühiajalised remondikulud, mida siis pikalt ei ole võimalik nii-öelda edasi lükata ja seetõttu kulutase nii-öelda normaliseerus 2021 aastal. Ärikasumiks kujunes 29,7 miljonit, langus 16%, aga siinjuures tuleb arvestada, et aastal 2020 olid ühekordsed mõjud, mis siis muutsid ärikasumi positiivseks tol korral. Tulumaks vähenes kolmandiku võrra ja seda peamiselt siis vähenenud dividendide tõttu. Aastal 2020 maksime dividende 30,2 miljonit, aastal 2021 oli selleks 20,3 miljonit. Ja kõike kokkuvõttes perioodi kasumiks kujunes 25,6 miljonit eurot. Nüüd peatudes investeeringutel, siis on näha, et investeeringud on langenud circa 60%. Aga siinjuures soovin rõhutada, et see on sellisest tavapärasest investeerimistsüklist tulenev langus, ei olnud investeeringute ärajätmisi. Suurimad investeeringud, mis meil viimastel aastatel käsil olid, said lõpetatud aastal 2020 või siis 2021 esimeses pooles ja seetõttu see number on langenud. Suurimad investeeringud olid siis kruiisiterminal ja vastav piirnev promenad, admiraliteedi sild, mis aitab ühendada siis Vanasadama terminale omavahel ja pääsu linnaruumi. Ja samamoodi alustasime teeterminali ümbruse ala rekonstrueerimist. Muuga sadamas parandasime Ro-Ro liikumistingimusi ja laevanduses toimusid dokitööd ja tehnilised parendused. Nii et kõik vajalikud investeeringud said teostatud. Vaadates kasumlikkust läbi aastate ja müügitulu, siis müügitulu puhul sai juba mainitud, et 2021 aastal saavutasime taas kord kasvu. Kasumlikkus sisendhindade tõusu tõttu küll pisut langes, aga arvestades sellega, kuivõrd on siis, kui ranged piirangud rakendusid siin kahel viimasel aastal, siis nii-öelda vaadates pikka aegrida, EBITDA langus ja korrigeeritud EBITDA marginaal ei ole langenud nii-öelda vastavas mahus. Ülevaade segmentide tulemusest saame öelda, et müügitulu suurenes kõikides segmentides. Reisisadamatest ta jäi üleilmse aastaga võrreldes pea samale tasemele, kuid kaubasadamates reisiparvlaevade segmendis ja muus segmendis, mis siis käsitleb Botnica tegevust peamiselt, müügitulu suurenes. Kahjuks sisendhindade tõttu, mis siis kasvasid, EBITDA langes. Küll on erandiks siis segment muud, kus siis Botnica kõrgele kasutusmäärale ja prahipäevade arvule saavutasime parema tulemuse. Ja sellega jõuangi dividendi ettepanekuni, lähtudes siis ettevõtte likviidsuspositsioonist, arvestades tuleviku investeeringu vajadusi ja võttes aluseks siis üldkoosoleku poolt heaks kiidetud dividendipoliitika, milleks siis on maksta alates 2021 aastast vähemalt 70% eelneva aasta kasumist dividendideks.
teeb juhatus nõukogu heakskiidul ettepaneku maksta dividendideks 0,097 eurot aktsia kohta ehk 25,5 miljonit eurot, mis on siis 100% eelmise aasta puhaskasumist. Siinjuures toon välja, et dividendi õiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. mai bilansipäeva lõpu seisuga. See tähendab, et dividendi õiguste muutmise viimane päev saab olema 4. mai 2022. Ja väljamakse planeerime siis 12. mai käesoleva aasta. Ja sellega mina oma ülevaate majandustulemustest ja dividendi ettepanekust lõpetan. Tuletan veel kord meelde, et on võimalik esitada küsimusi Workshop-keskkonnas, liikudes siis lehekülje alla ja seal on i-tähe juures vastav nupp, millele siis klikkides on võimalik küsimus sisestada. Ja julgustan teid seda tegema. Aga sellega annan oma sõna üle Tallinna Sadama õigusosakonna juhatajale Erli Lüdigile. Aitäh! Üldkoosolekule on esitatud põhikirja muutmise ettepanek ja nõukogu juhatuse tasustamispõhimõtted. 1. jaanuaril jõustunud riigivaraseaduse muudatustest tulenevalt peab riigi osalusega äriühing põhikirjas sätestama, et nõukogu esimehe valib üldkoosolek. Üldkoosolekule on esitatud põhikirja vastav muudatusettepanek. Põhikirjas muudetakse punkti 439. Muus osas põhikirja ei muudeta. Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted reguleerivad nõukogu ja juhatuse liikmete tasustamist. Tasustamispõhimõtted lähtuvad riigivaraseadusest, äriseadustikust ja väärtpaberituruseadusest. Nõukogu liikme tasu ja selle maksmis otsustab üldkoosolek. Liikmele makstakse tasu 1 kord kuus. Vastavalt tema osalemisele nõukogu koosolekutel. Liikmele võidakse maksta ka täiendavat tasu tema osalemisel auditikomitee või muu organi koosoleku osalemise eest. Täiendava tasu suurus kuus ei või ületada 25% nõukogu liikme tasust. Mitme organi koosolekutel osalemise eest ei või tasu suurus ületada 50%. Nõukogu liikmetele makstud tasude ja koosolekul osalemise ülevaade antakse majanduse aastaaruande juures. Juhatuse liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra otsustab nõukogu. Makstavate tasu liikide ja liikide kohta on slaidil info. Makstud tasude kohta antakse ülevaade majandusaasta aruande lisas. Tulenevalt väärtpaberituruseadusest hääletab üldkoosolek tasustamispõhimõtete üle 1 kord 4 aasta jooksul. Üldkoosolekule on esitatud nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted kinnitamiseks. Tänan tähelepanu eest. Kui on tekkinud küsimusi, siis palun kirjutage need meile workshopi.
Lugupeetud aktsionärid, head investorid, annan järgnevalt ülevaate siis sellest, milline on olnud viimase aasta jooksul siis Tallinna Sadama nõukogu nimetamiskomitee töö, millega me oleme tegelenud ja samuti ka siis sellest, millise ettepaneku me teeme üldkoosolekule uute nõukogu liikmete määramise kohta. Kõigepealt iseendast, slaidid ette. Nimi on mul Ando Leppimann ja töötan igapäevaselt siis Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi kantslerina ja möödunud aasta algusest olen siis Tallinna Sadama nõukogu nimetamiskomitee esimehena ametis. Ja nimetamiskomiteesse kuulub siis 3 Eesti riigi esindajat, siis nimetamiskomitee esimees, lisaks ka veel Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks ja samuti riigi äriühingute nimetamiskomitee esimees, kelleks on siis Kaido Padar. Ja täiendavalt on meil siis ka 2 väikeaktsionäride esindajat, nimetamiskomitee koosneb siis 5 liikmest ja väikeaktsionäride esindajateks on siis selle aasta veebruarist Ian Brown, kes on EBRD Balti üksuse juht ja samuti ka siis Gert Vilms, kes on SEB varahalduse juhatuse liige. Ja möödunud aastal tegelikult oli nimetamiskomitee töös kaasa löömas ka Sven Kunsing ja Jelena Kisseleva, vastavalt siis SEB ja siis EBRD esindajatena. Suur tänu neile nimetamiskomitee töös osalemise eest, aga praegune koosseis tõepoolest on siis selline, nagu siit slaidilt ka näha on. Ja nimetamiskomitee ülesannetest ka. Sisuliselt on ülesanded suhteliselt lihtsad. Tuleb otsustada ja teha ettepanek siis üldkoosolekule nõukogu liikmete arvu ja ka volituste tähtaja kohta. Tuleb siis nõukogu liikmed üldkoosolekule heakskiitmiseks esitada. Ja mis meie tööd reguleerivad, on siis 2 dokumenti. Üks on nimetamiskomitee enda siis töö protseduurireeglid ja täiendavalt ka siis kandidaatide valimise kord. Nii et nendest me oma töös siis ka lähtume. Nüüd nimetamiskomitee töös oleme siis möödunud eelmise ja selle aasta alguse vältel pidanud kokku siis 6 koosolekut ja koosolekute vahelisel ajal ka tegelikult siis uute nõukogu kandidaatide osas päris tihedat suhtlust pidanud ja oleme läbi viinud siis nõukogu, ka olemasoleva nõukoguga loomulikult intervjuud. Nii et kokku siis selleks, et saada aru Tallinna Sadama äriprotsessidest, tulevikufookustest, strateegiatest, oleme me läbi viinud 5 intervjuud, seda siis tänase nõukogu esimehe Aare Targaga ja samuti ka nõukogu liikmetega Veiko Sepaga, Riho Undiga, Marika Honkoneniga ja samuti ka siis Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmiga, et saada aru tuleviku suundumustest, saada aru, milliseid pädevusi ja kompetentse meil Tallinna Sadama nõukogus siis tulevikus tarvis oleks. Ja ka kõikidelt teistelt nõukogu liikmetelt, tänastelt nõukogu liikmetelt oleme siis küsinud kirjalikku tagasisidet nõukogu tööle ja sisendit meile siis nimetamiskomiteesse, et otsused oleksid võimalikult vastu Tallinna Sadama siis tulevasi tegevussuundi ja ootusi. Lisaks oleme siis ka veel nimetamiskomitees ümber vaadanud, kas me peaksime täiendavalt tooma juurde pädevusi ja kompetentse Tallinna Sadama nõukogusse ja oleme siis neid
selles nõukogu liikmete valimiskorras ka uuendanud ja oleme toonud juurde siis digiarengu ja nutikate arengute kompetentsi ja samamoodi ka siis keskkonna ja kliimamuutustega seonduvaid teemasid kompetentside näol oleme siis sätestanud nendes valikupõhimõtetes. Nii et jah, tõepoolest selline töö viimase 1,5 aasta jooksul on olnud suhteliselt tihe ja ka nimetamiskomitee liikmete vahetumise tõttu üsnagi selline intensiivne. Nüüd need valiku põhimõtted, millest me lähtusime oma töös, on suuresti siin teie ees. Nagu ma juba mainisin, meie asi oli aru saada sellest, et milline on Tallinna Sadama strateegia tulevikuks, kus on siis Tallinna Sadama tulevikus äripotentsiaal ja millised on need arengut mõjutavad riskid. Ja lähtuvalt sellest siis toimus ka arutelu võimalike kompetentside ja võimalike nõukogu kandidaatide osas. Loomulikult, mis kõige tähtsam, milline on aktsionäride ootus ja milline on siis huvide kaitse, ka see on olnud meil pidevalt laua peal ja loomulikult ka siis nõuded nõukogu koosseisu profiilile. Arusaadavalt me peame vaatama nõukogu liikmeid kandidaatide hulgas ringi, kes vastavad siis nendele soovitud kompetentsidele. Meid väga selgelt kõnetas diskussioon teemal, et säiliks järjepidevus ja selline rotatsioon. Siis esitatavast 7 nõukogu kandidaadist 3 on siis ka tänased nõukogu liikmed, et säiliks tõepoolest siis selline järjepidevus. Kindlasti huvide konflikti ja reputatsiooniriski maandamine ja kindlasti ka selline kokkumäng nõukoguna ikkagi meeskonnana. Ja loomulikult, mis peamine, et kas kandidaadid ise on olnud siis sellises heas toonuses ja valmisolekus, et nad pühenduksid tõepoolest sellesse nõukogu töösse. Ja võtsime ka arvesse veel tegelikult nõukogu enda sellist enesehindamist. Nimelt me viime siis Tallinna Sadama nõukogu liikmete hulgas läbi siis sellise enesehindamise igal aastal. Hea on tõdeda, et selle küsimustiku selline vastus või skoor on jätkuvalt väga kõrge, 4,79 täpselt, mis on siis 5 palli skaalal. Nii et nõukogu töö ka enesehindamise kontekstis on väga hea olnud senimaani ja loomulikult loodame, et siis ka ta selliseks tulevikus saab olema samamoodi siis nõukogu töö samasuguse kõrge skooriga ka uute liikmetega. Nüüd selle ettepaneku juurde. Nimetamiskomitee teeb siis üldkoosoleku ja ettepaneku valida nõukogusse 7 liiget. Põhikiri annab võimaluse nimetada kuni 8 liiget. Me leidsime, et ka 7 liiget, keda me oleme siis kandidaatina esitlemas, katavad kenasti need vajalikud kompetentsid ära, mida soovitakse. Ja sealhulgas siis ka 3 olemasolevat tänast nõukogu liiget. Volituste tähtajaks on siis 3 aastat ja ühe nõukogu liikme puhul on see tähtaeg mõnevõrra pikem, ehk siis, et kuna Raigo Uukkivi siirdus vahepeal juhtima Maksu- ja Tolliametit, siis tema puhul kindlasti on otstarbekas ja mõistlik teha see vahetus varem, nii et me teeme siis ettepaneku nimetada Rahandusministeeriumi esindaja sisuliselt esimesel võimaluse, ehk siis 26. aprillist. Nõukogu esimehe ja liikmekandidaatide juurde ma kohe jõuan,
Aga kuna meie ülesanne on ka teha ettepanek nõukogu tasustamise osas, siis need numbrid on siin teie ees. Ehk siis nõukogu esimehe tasuna teeme see ettepaneku endiselt jätta see tänane tasumäär, mis on siis 2000 eurot kuus, ja nõukogu liikmetele maksta siis tasu poole ulatuses sellest, mis on siis 1000 eurot kuus tasu. Enne veel, kui läheme nõukogu liikmete ja esimehe kandidaatide juurde, ma võib-olla nimetamiskomitee poolt ütleksin omalt poolt ja kogu nimetamiskomitee poolt suured tänusõnad tänasele Tallinna Sadama nõukogule. Kuna nõukogu esimees juba siin täna ka mainis, et üle 2 järjestikuse ametiaja ei luba meie enda kehtestatud reeglistik olla, siis paraku osad tänased nõukogu liikmed selle tõttu lahkuvad. Aga ma täitsa siiralt tänan Aare Tarka, nõukogu esimehe senise eduka töö eest ja ma arvan, et Tallinna Sadam kindlasti nii strateegilises vaates kui ka juhtimise mõttes on taaskord astunud mitu sammu edasi. Ja samamoodi loomulikult nimetamiskomitee poolt tänan Üllar Jaaksood, Urmas Kaarlepi, Raigo Uukkivid ja ka Ahti Kuningat pühendunud töö eest nõukogus. Aga nõukogu liikmete kandidaadid on siis teie ees. Kõigepealt need 3 kandidaati, kes on siis ka täna nõukogus kaasa löömas. Riho Unt, kelle kompetentsideks ja pädevusteks kindlasti on väga tugev üld- ja ärijuhtimine, samuti finantspädevus ja riskijuhtimine. Ja nimetamiskomitee teeb ka ettepaneku, et Riho Unt oleks kindlasti väärilik nõukogu esimehe kandidaat. Samuti me soovitame siis olemasolevast nõukogust Veiko Sepa jätkamist, kelle kompetentside hulka lisaks siis üld- ja strateegilisele juhtimisele kindlasti kuuluvad ka logistika ja IT ja digipädevused tulenevalt varasematest ja tänastest töökogemustest. Siis Marika Honkonen, kelle pädevused on nii strateegilise kui üldjuhtimise poole peal, kui ka kindlasti loomulikult läbi tööalaste kogemuste ja erialaste siis turismi ja reisijateveo poole peal. Ja Marika Honkonen on ka siis täna nõukogu liige, nii et teeme ettepaneku, et tema võiks ka siis jätkata nõukogus. Majandus-kommunikatsiooniministeeriumi esindajana teeme ettepaneku Ain Tatteri kandidatuuriks nõukogu liikmena. Tema pädevuste hulka kuuluvad logistika ja kaubavidu, samuti ka ärijuhtimine ja selline ühingu juhtimine väga pikaaegse äriühingute nõukogudes kaasalöömise praktika läbi ja kindlasti ka õigus- ja regulatiivkompetents või regulaatora suhted. Rahandusministeeriumi esindajana Kaur Kajak, kes samuti on väga pikaaegse kogemusega üldjuhtimise ja strateegilise juhtimise osas ja samuti ka kuuluvad tema pädevusse kindlasti sellised kinnisvaraga seonduvad kompetentsid, samuti ka õigus- ja regulaatora suhted. Risto Mäots nõukogu liikme kandidaadina on kindlasti väga kompetentne tehnoloogia ja inseneeria vallas, samuti ka ärijuhtimises ja kindlasti selline uue sellise laine juhina väga hea ja kindlasti ka strateegiline planeerimine on tema kompetentside seas. Ja samuti nõukogu liikme kandidaadiks esitame Marek Helmi, kes on nii era- kui avaliku sektori väga tugeva sellise üld- ja ärijuhtimise taustaga, kindlasti ka strateegia juhtimise kompetentsid on Marek Helmil väga head ja
Lisaks sellele ka kindlasti digiareng, nutikad lahendused ning tehnoloogia ja inseneeria pädevused. Ma väga tänan ja loodan, et üldkoosolek aktsepteerib nimetamiskomitee ettepanekut. Aitäh! Ja olemegi jõudnud meie päevakava viimase paneelini, milleks on siis küsimused ja vastused. Selleks oleme lavale või eetrisse palunud Aare Targa, Ando Leppimanni ja Valdo Kalmu. Ja küsimusi on tulnud omajagu. Aitäh juba etteruttavalt kõigile küsimuste esitajatele ja proovime käsitleda neid siis võimalikult täpselt ja põhjalikult. Ja esimene küsimus võib-olla selline etteruttavalt ja tulevikku vaatavalt, et millises ärivaldkonnas näete suurimat kasvupotentsiaali? Valdo, äkki kommenteeriks? Aitäh küsimuse eest. Me tegelikult strateegias ütleme, et me tahame mõõdukalt kasvada kõigis oma 4 äris. Ja tegelikult see nii ongi. Natuke keerulisem on reisijate äriga, sest täna me räägime taastumisest, aga ma mainisin tegelikult ära, et reisijate äri taastumine liigub väga heas trendis. Ehk seal me räägime kasvamisest, aga tasemele, kus me kunagi olime. Kaubaäris näeme me tegelikult siin esitletud võimalusi ehk päris hästi on läinud rool ja konteineril. Me loodame, et see kasv ka jätkub, sest sai öeldud, et kaubakoridorid võivad muutuda ja me pigem võime siit leida võimalusi. Ja veidi pikemas perspektiivis kaubaäris me näeme ka täitsa uusi kaupu nagu veeldatud kaupu nagu LNG ja vesinikpõhised tooted. Ja jälle natuke pikemas perspektiivis kinnisvaraäri, mille eeldused on meil päris head ja eeltööd väga palju tehtud, on kasvuvõimalused täitsa kindlad, sellepärast, et seal on rohkem ajastamises küsimus, millal tulla mingisuguse tootega ühel hetkel turule ja mitte kõik korraga, sest tegemist on Vanasadamas 16 vaba hektariga, mida arendada. Tänan, Valdo. Siit on võib-olla paslik jätkata kohe kinnisvarateemalise küsimusega, et millal algab Tallinna Sadama detailplaneeringu menetlemine ja millal on võimalik näha uut planeeringut? Menetlemine käib ja ma oma ettekandes mainisin ja kordan üle, et me väga loodame nüüd kuudel eskiiside avalikustamist. Need eskiisid on kõik läbi räägitud, neid on 5 tükki, see suur maalapp on 5 tükiks jagatud ja eskiisi avalikustamine vältab mõned kuud ja siis tegelikult võtame selle sisendi ja siis sellele järgnebki ju kinnitamise protsess. Seda on mul väga raske hinnata, palju see aega võtab, aga ma olen antud juhul natuke optimistlikum, sest palju eeltööd on tehtud linnavalitsusega. Aitäh. Ando, küsimus nõukogu teemadel. Miks on Tallinna Sadama nõukogusse nimetatud vaid üks naine? Aitäh.
Jaa, võib-olla siin on nagu kaks erinevat põhjust, et üks kindlasti on see, et kuna me siis oma otsitavate kompetentside puhul näeme selliseid võib-olla pädevusi, mida tihtipeale lihtsalt on meesterahvastel rohkem, siis see on ka tinginud selle kandidaatide, eks ju, rohkuse paraku nagu meeste puhul. Teistpidi jällegi on see, et eks me täna oleme lähtunud ikkagi sellest, et kuidas leida võimalikult head kompetentsid, kuidas see meeskond omavahel kokku hakkab töötama. Ja teades ka tegelikult Tallinna Sadamat sissepoole, eks ju, et siis ma arvan, et kindlasti selline ütleme, sooline tasakaal on Tallinna Sadamas kenasti olemas, nii et ma usun, et siis kindlasti need kaks poolt üksteist täiendavad. Ja kui rääkida võib-olla sellisest riigi äriühingute puhul laiemalt, et siis ega meil on on ka nõukogusid, juhatusi, kus ongi ainult kas naisterahvad või valdavalt naisterahvad, nii et eks ta tõenäoliselt sõltubki sellest ärivaldkonnast, kus siis ettevõte tegutseb. Tänan. Järgmine küsimus seostub meretuuleparkidega, mis siin ettekannetest läbi käis. Kuidas seostub meretuuleparkide arendus sadamateenustega? Miks riigi osalusega Tallinna Sadam peaks hakkama konkureerima tuuleparkide ehituses riigi omanduses oleva Enefit Greeniga? Valdo, äkki kommenteerida? Jah, ma täpsustaks üle. Tahaks kindlasti rõhutada, et meie kui Tallinna Sadam ei ole meretuuleparkide arendaja. Ja Enefit Green või teised on meie partnerid. Ja meie näeme oma võimalus selles, et me alltöövõtjana tarnime merele komponendid ehk võtame osa ehitusprotsessist ja hiljem jälle alltöövõtu korras hooldame meretuuleparke. Me kindlasti ei võta arendaja investor rolli. Aga selleks, et seda sujuvat teha, see maht on väga suur, me räägime Läänemerel väga suurest mahust, peab meil olema spetsiaalsadam. Ehituseks ja hoolduseks samuti, kus siis need laevad baasina kasutavad ja märgin siia juurde, et Paldiski saab olema baassadam ja meie Saaremaa süvasadam saab olema tulevikus hooldussadam, kui see äri lahti läheb. Ja siit on võib-olla jätkuküsimus, milline on tuuleparkide projekti oodatav tulu ja millal projekt valmis saab? See jälle ei sõltu meist, on tegelikult hakkab riiklikest planeeringutest ja arendaja investeerimisotsusest. Ehk meie oleme aru saanud, et esimene tuulepark, meretuulepark siis on töös 2028, sealt arvutame tagasi. Ma arvan, et meie peame 3 aasta pärast olema valmis ehituseks. Ja see on tegelikult alguses ongi investeering ehk kulu ja sealt edasi me näeme tulu poolt. Jõuame küsimustega taas nõukogu teemadeni. Küsimus Aarele. Millised soovitused ja nõuanded on teil uuele Tallinna Sadama nõukogule? Aitäh küsimuse eest, et eks kindlasti neid nõuandeid võiks olla päris palju. Sest et selle 6-7 aasta jooksul, mis on olnud seotud minu enda osalusega siis Tallinna Sadama nõukogu töös, siis ma arvan, et 2 sellist võib-olla niisugust märksõna, mis võiksid olla iseloomustada kogu meie nõukogu liikmete tööd, see on siis pühendumus ja asjatundlikkus. Ja ma arvan, et kindlasti on ka meie järgmises koosseisus väga pühendunud inimesi ja ka asjatundlikke inimesi, nii et me kuulsime siin, et millise valiku printsiibi alusel need inimesed on valitud, siis ma ei kahtle hetkekski, et need kriteeriumid on täidetud. Aga kindlasti ei tohiks unustada seda, et seadusest tulenevalt on 2 põhilist ülesannet nõukogul. See on siis strateegiline juhtimine, ehk siis juhatuse strateegiline juhtimine ja siis järelevalve. Ja ma arvan, et ka selles osas on siiani nõukogu teinud tõhusat tööd ja ma arvan, et ka järgmine nõukogu sellest lähtub, sest et veel kord
et selline strateegilise juhtimise printsiip peaks olema nii-öelda nõukogu tasand, et siin me ei segaks võib-olla ära sellist juhatuse võib-olla igapäevast tööd. Ja kindlasti selline hea ja usaldusväärne koostöö juhatusega, ma arvan, et see on selle hea koostöö aluseks. Tänan. Siit küsimus jätkuna Andole. Millise kompetentsi eksperti oli kõige keerulisem leida nõukogusse? Aitäh küsimuse eest ja tõesti hea küsimus. Võin kohe ära vastata, et logistika ja ütleme selline kaubavedu, et see oli küll koht, kus me paraku pidime niimoodi väga laialdase kandidaatide listi puhul mitmeid kordi nagu saama ei vastuse, või siis ise tõmbasime maha, sellepärast et väga paljudel juhtudel lihtsalt oli selline potentsiaalne oht huvide konfliktiks. Ja seal oli kindlasti meil nagu väljakutse. Ma arvan, et lõpptulemus on väga hea, et kui vaadata neid pädevusi ja kompetentse, mis siis nende kandidaatide hulgas on, et siis kindlasti sellist logistikapädevust on tegelikult nii mitmegi kandidaadi juures, nii et ma usun, et see vajalik kompetents saab kenasti kaetud. Mainisite oma ettekandes, et nõukogu enesehindamise skoor on olnud kõrge. Kas see eristub teiste äriühingute nõukogu enesehindamise skooridest? Iseenesest ei ole enesehindamine oma olemuselt objektiivne väide siis lõpuks? Jaa, väga hea küsimus. Ma võib-olla unustasin oma selles ettekandes mainida, et tegelikult andis tagasisidet ka juhatus sellesama enesehindamise osas. Ja teine pool on see, et enesehindamine on mitte kollektiivne, vaid individuaalne ja selles mõttes anonüümne. Nii et ma usun, et ta tegelikult ikkagi näitab sellist sisemist keemiat või kokkumängu nõukogu tasemel, kindlasti vaadates neid küsimusi, mis seal olid, et hinnatakse tegelikult mitte ainult seda, et kas me nõukogu liikmetena oleme head ja tublid, vaid hinnatakse seda, et kas on arusaamine olemas nagu omaniku ootustest, hinnatakse seda, et milline on läbisaamine ja koostöö juhatusega ja kõike muud sellist, et antakse samuti hinnang nõukogu esimehe tööle, et tegelikult neid kategooriaid selle enesehindamise raames on päris palju ja ma usun, et see pilt on tegelikult väga, väga adekvaatne. Kui nüüd küsida selle võrdlust teiste äriühingutega, riigi äriühingutega, ma pean ütlema, et Tallinna Sadam kindlasti, ma ei ole küll edetabelit teinud, aga on seal tipus, et reeglina me loeme nagu heaks tulemuseks see, kui 5 palli skaalal on see tulemus on üle 4, siis hindena, nagu mainitud, siis Tallinna Sadamal oli ta peaaegu 5. Aitäh! Jõuame taas päevakajaliste teemadeni. Küsimus Valdole. Kas Vene-Ukraina sõda mõjutab Tallinna Sadama majandustulemusi ja ärivõimalusi ja kas siis pigem positiivselt või negatiivselt? Et kas on rohkem võimalusi või ohte? Kindlasti on võimalusi, aga ka on riske ja me oleme tegelikult sellele tähelepanu juhtinud ja veel öelnud, et kaubaäris on riskid, juhul kui konkreetsed sanktsioonid kehtestatakse kogu Vene transiidile. Me peame sellega arvestama, sest kogu kauba mahust on see alla 30% tänaseks ja me hindame seda siis käibe mõttes 5% meie käibest. Nii et tegelikult see rahalises mõttes ei ole suur risk, aga ta on olemas. Ja see on mõõdetav, juhul kui need sanktsioonid nüüd täielikult realiseeruvad. Reisijate ärile me väga suurt mõju ei näe, et me näeme, et Soome reisijaid see ei mõjuta. Ta võib mõjutada natukene Ameerika kruiisituriste ja nende käitumist. Ja võimaluste osas oli siit lava pealt ka juttu, et kindlasti on forsseeritud näiteks LNG projekt, mis tegelikult oli kuskil lauanurgal kõigil, aga nüüd on saanud väga suure kiirenduse. See on üks näide. Teiseks uued kaubakoridorid ja meil on mitmeid küsimusi laua peal, mida ennem ei olnud. Täiesti uued kaubaomanikud on pöördunud sadama poole.
Sinu vastusest võib-olla jõuame järgmise küsimuseni ka, et millisest reisijate arvu prognoosite aastaks 2022? Me päris selliseid prognoose välja ei ütle. Küll näeme päris head kasvu regulaarliinidel. Me oleme just nädal tagasi toimus meil niinimetatud Soome ümarlaud, kus olid kõikide meie operaatorite, aga ka turismifirmade esindajad. Ja peab ütlema, et kevade ja suve suhtes ollakse optimistlikud. Ja loodetakse näha päris head kasvu. Kruiisiturismis oleme me loomulikult teinud ühe prognoosi ja meil on praegu kuskil 250 laevakülastust tellitud, aga see ei kohusta neid tulema. Ja see on päris kõrge arv. Ma arvan, et võib-olla nii palju ei tule, aga praegune soov on olemas, sest need laevad koos meeskondade kuludega on ja nad kõik tahavad sõita. Aga ilmselt see nii kiirelt nüüd ikka ei taastu, et ta võtab veidi pikemalt aega. Tuletan meelde, tippaastal käis meil 370 kruiisilaeva. Aitäh! Jõuame siin taas kord tuuleparkide küsimusteni. Kui Tallinna Sadamal ei ole vajadust võimalust investeerida põhiteenuste arendusse, kas siis ei oleks loogilisem kasum dividendidena välja maksta, mitte ehitama hakata tuuleparke? Viimase osa Valdo vist vastas ära siin. Jah, kordan veel kord üle, et me tegelikult kalkuleerides oma rahavooge ja investeeringuid tegime ju just üldkoosolekule läbi nõukogu dividendi pakkumise, mis on ju 100% kasum väljamaksmine. Aga me oleme ka arvestanud sellega, et me suure tõenäosusega peame hakkama Paldiskisse investeerima. Need otsused sünnivad ilmselt see aasta ja see ei ole ainult nagu tuulepargi jaoks kai, vaid see kai tuleb multifunktsionaalne. Nii et ilmselt, et Paldiskit arendada ka teiste kaupade suhtes, meil on vaja laiendada. Ja Paldiski on loomulikult väiksem sadam kui Muuga, aga väga tiheda liiklusega ja tänaseks sellises olukorras, et me vajame sinna teatud laiendust. Aga sellega on esitatud küsimused üle käidud. Täname vastajaid, täname kõiki küsijaid, kõiki, kes meid täna vaatasid ja ootame järgmisi kohtumisi ja aitäh vaatamast! Tallinn has welcomed ships for over 1,000 years. The port of Tallinn is therefore of a very dignified age. But it's also young. In its current form, the state-owned port of Tallinn has been operating since 1992. Reminiscent of a kneeling giant, the Baltic Sea is a semi-enclosed sea. Only the narrow Danish straits connect it with the waterways of the rest of the world. Nevertheless, both goods and passengers from all over the world move in the Baltic Sea. It is one of the busiest seas in the world in terms of heavy shipping and the population of the watersheds close to the coast. The Port of Tallinn reflects all the different economic expressions of the Baltic Sea.
Annually, 20 million tonnes of cargo and more than 10 million passengers pass through the port. The main focus is on liquid, petroleum products, bulk, fertilisers, gravel, wood pellets and wood chips, grain, peat, scrap iron, containers, ro-ro and mixed cargo. For trade flows, the Port of Tallinn and the ports it owns elsewhere in Estonia are important hubs, both for east-west and north-south directions. The aim is for trade to run as smoothly as possible. In Muuga Harbour, which will be connected to the completed Rail Baltic high-speed railway, it will be possible to operatively reload goods from sea transport and road transport to rail transport of different gauges and vice versa. In the Paldiski South Harbour, transport possibilities for oversized and project goods have been developed. There is a free zone in Muuga Harbour where the goods are outside the customs territory and where a simpler procedure for customs formalities applies, making it possible to save money. Due to the depth, it is possible to receive large ships in the berths belonging to the Port of Tallinn. And they come to Tallinn more and more often also due to the fact that the Port of Tallinn is the largest tourist gateway in Estonia. There are usually more than 340 cruise ship visits to the port per year. The Old City Harbour of Tallinn is the home port of Tallink, one of the largest passenger ship companies in the Baltic Sea. But it also services vessels from Eckerö Line and Viking Line. A new dedicated cruise terminal and modernised passenger terminals add convenience to passenger traffic. As the passenger port is in the heart of Tallinn, it is considered important to increase the attractiveness of the urban space with new facilities and, looking to the sea, to merge into the picturesque panorama of Tallinn. The Port of Tallinn is smart and green and eagerly participates in European Union initiatives aimed at making Europe the first climate-neutral continent on the planet and protecting the continent's marine health. Marine heating, solar panels, ship waste sorting, automatic mooring which shortens the mooring time and thus reduces the fuel consumption and air pollution of ships. With all these steps, the Port of Tallinn has set the goal of achieving complete climate neutrality by 2050 at the latest. The Port of Tallinn is a listed company that continues to attach importance to transparent management and openness, and keeps its promise to investors to pay dividends annually. As a company, the Port of Tallinn is a modern large group. Its subsidiary, TS Laevad, organises ferry connections between the Estonian islands and mainland Estonia. TS Shipping provides the Botnica icebreaking service with a multifunctional icebreaker both in Estonia and for distant offshore projects. The Port of Tallinn Group also includes the waste management company Green Marine, a complex of environmental services for ships and ports. Future forecasts predict continued growth for the Port of Tallinn. No doubt the bustling port on the northeastern shore of the Baltic Sea will continue to thrive for the next 1,000 years.